Tere hommikust, tere tulemast. Meie hommik on pühendatud kogukondlikkuse ABC-le ehk alustele. Mul on väga suur rõõm ja hea meel siin tervitada palju vanu sõpru ja tuttavaid ja ka päris palju uusi nägusid, keda me varem pole siin kokkutulekutel näinud. Ja ma püüangi võib-olla natuke balansseerida nende kahe grupi soovide vahel võib-olla, et anda sellist ülevaadet, väga baasülevaadet sellest, mis on kogukond, mis on teadlikult loodud kogukond ja ka sellest, et kuidas kogukonnad, mis on nii-öelda õnnestunud või püsima jäänud, sageli on oma algusprotsessi siis läbi viinud. Et lühidalt siis see on see, millest ma kavatsen teile täna natuke rääkida. Ja väga teretulnud on ka küsimused ja teeme seda sellises vabamas vormis. Ja mis on kogukond? Kogukonna sõna on tänapäeva Eestis väga populaarne, et juba poliitikudki kasutavad seda. Et kogukond iseenesest on traditsioonilises mõttes grupp inimesi, kes elab lähestikku. Et me teame külaühiskondasid, mis Eestis on olnud ka väga elujõulised, kus inimesed on teinud koostööd, suhelnud lähedalt. See ring on laiem kui perekond. See ring on laiem kui leibkond, et see on tihtipeale ring inimesi, kes suhtleb väga tihedalt üksteisega, elab ühes kohas, ühes paikkonnas ja tihtipeale ka aitab üksteist ja teeb koostööd. Tänapäeva selline traditsiooniline kogukond on natukene nõrgaks jäänud sellepärast, et meie vajadused on kaetud tarbijaühiskonna poolt. Meil ei ole enam vaja abi toidu kasvatamisel, me läheme poodi ja ostame seda, küte tuleb keskküttejaamast ja tööl käime võib-olla hoopis väga kaugel. Ja praegu on pigem inimesed koondunud võib-olla rohkem sellistesse kogukondadesse, kus inimesed ei ela enam koos, aga kuhu nad koonduvad sarnaste väärtuste või huvide alusel. Et ma usun, et me kõik oleme liikmed mõnest kogukonnast, mis on koondunud väärtuste alusel. Et kui me lihtsalt vaatame ka sotsiaalmeediat, siis kui palju on erinevaid gruppe ja grupikesi alates tordihuvilistest kuni nendeni, kes tahavad tuumapommi ehitada ja sinna vahepeale jäävad siis ka ökokogukonna huvilised. Et me kõik oleme seotud mõne sellise grupiga, ma oletan. Mina näiteks olen seotud Tartus toidukogukonnaga Juurikas, Tartu Waldorf kooliga, mis on vanemate poolt moodustatud kool, tantsukogukond ja siis ka meie nii-öelda teadlikult loodud kogukonna grupp. Et teil kõigil on kindlasti ka omad kogukonnad. Ja kui me räägime ökokogukondadest, siis ökokogukonnad on ka teadlikult loodud kogukonnad. See ei ole lihtsalt suvaline nii-öelda grupp inimesi, kes lihtsalt kokku satub, vaid need on inimesed, kes koonduvad sarnaste väärtuste alusel, kellel on ühine eesmärk. Ja kui me räägime ökokülast või ökokogukonnast, siis need on inimesed, kes tulevad kokku, et elada ühes paigas, sest neil on ühine eesmärk. Ja see eristab neid nii-öelda traditsioonilisest kogukonnast, kus minu naabri Malle ei pruugi olla üldse minu sõber või valitud kaaslane. Nii et kui me loome ökoküla, siis on erakordselt oluline välja selgitada see, et kas meil on ühine eesmärk, kas meil on ühised väärtused. Ja ökoküla ehk teadlikult loodud kogukonna üheks iseloomustavaks jooneks on see, et lisaks sellele, et meil on ühised eesmärgid ja väärtused, need inimesed on valmis jagama ka ressursse. Me oleme valmis üksteisega jagama oma aega, oma oskusi, oma raha, oma hooneid, mis iganes meil on ressursiks.
sest me soovime, et see eesmärk täituks. Ja teadlikult loodud kogukondi, kus inimesed koos elavad, on väga erinevaid. Kui me võtame kas või vaimsed kogukonnad või kas või mõne traditsioonilise kloostri, inimesed on ka sinna kokku tulnud sellepärast, et neil on ühine eesmärk ja nad jagavad oma ressursse. Nad jagavad oma tööjõudu, oma kodu, mida iganes. Aga mis on siis ökokülale või ökokogukonnale iseloomulik, on see, et väga oluliseks väärtuseks on jätkusuutlikkus ehk kestlikkus. Need kogukonnad on loodud selle eesmärgiga, et elu maal jätkuks ja et me ei kasutaks rohkem ressursse, kui on maal võimalik taastuda. Ehk et me ei laenaks oma laste arvelt oma elukeskkonda. See kestlikkus ja jätkusuutlikkus sõnana on üsnagi ära lörtsitud võib-olla, sest bürokraatia on seda väga usinalt kasutama hakanud ja kasutanud juba aastaid. Nii et tihtipeale on nagu keeruline hoomata, et mida see sõna tegelikult tähendab, mida me selle all päriselt mõtleme. Ja kui me räägime jätkusuutlikkusest sellises terviklikus mõttes, siis me ei räägi ainult keskkonna jätkusuutlikkusest. Et jah, keskkonda jätkusuutlikkus on osa terviklikust jätkusuutlikkusest. Sellest, et me ei kasutaks rohkem ressursse, kui maakera suudab taastada. Aga jätkusuutlikkusel on ka teised aspektid. On majanduslik jätkusuutlikkus, on sotsiaalne jätkusuutlikkus. Ja mis ökokülasid iseloomustab nende arusaamas jätkusuutlikkusest, on see, et sellel jätkusuutlikkusel on veel ka neljas aspekt ehk kultuuriline ehk maailmavaateline. Ja ma räägin kohe pisut lähemalt. Kui me ökoloogilise jätkusuutlikkuse all, siis nagu ma enne mitu korda olen öelnud, mõtleme ressursside säästlikkust ja loodussõbralikkust. Ja ökokülades me mõistame selle all mahedat toidu kasvatamist, säästvat renoveerimist, loodussõbralikku ehitust, prügi majandamist sellisel moel, et seda tekiks võimalikult vähe ja võimalikult palju oleks ümbertöödeldav või kasutatav. Me mõtleme selle all säästlikku ja mõistlikku vee kasutamist. Me mõtleme selle all ka kohaseid tehnoloogiaid. Ehk siis tehnoloogiad, mida me kasutaksime, oleksid tõesti säästlikud, sõbralikud ja just meie oludesse sobivad ja mitte raiskavad. Kui me räägime majanduslikust jätkusuutlikkusest ja mida ökokülades selle all tihtipeale mõistetakse, on see, et majanduslikud sidemed kogukonnas oleksid võimalikult tugevad ja tihedad. Ehk siis koha peal valmistataks võimalikult palju tooteid ja teenuseid, mida omavahel vahetada, tarbida. Siia hulka kuuluvad ka krediidisüsteemid, näiteks kohalikud rahad. Et nii mõneski ökokülas on oma rahasüsteemid. Ja ollakse tähelepanelik, et kõik see, mida ostetakse sisse väljapoolt kogukonda, oleks võimalikult eetiliselt ja väikese jalajäljega toodetud. Kui me räägime ökokülades sotsiaalsest jätkusuutlikkusest, siis selle all mõistetakse seda, et nii inimsuhted kui ka organisatsioonid
ei variseks kokku. See on siis mõtlemine selle üle ja selle teostamine, kuidas luua selliseid otsustusprotsesse ja valitsemisviise, mis oleksid võimalikult ausad, läbipaistvad ja kaasavad. Sotsiaalse kestlikkuse alla kuulub ka see, kuidas inimesed ennast väljendavad, kuidas nad üksteisega suhtlevad. Paljud ökokülad kasutavad näiteks vägivallatu suhtlemise meetodit kui üht alust oma endavaheliste suhtlusviiside ülesehitamiseks. Ja selle sotsiaalse aspekti alla kuulub ka eneseväljendamine, loov eneseväljendamine ja selle alla kindlasti kuulub ka haridus, millest me ka täna räägime. Ja neid aspekte on veel. Ja mis siis puutub nüüd sellesse kultuurilisse või maailmavaatelisse jätkusuutlikkusse, siis ökokülades tunnistatakse seda, et inimene ei ole ainult füüsiline ja emotsionaalne olend, vaid ka hingeline ja vaimne. Et selleks, et me suudaksime tõepoolest toimida hästi ja tunda ennast mõnusalt ja terviklikult, on vaja kanda hoolt ka meie hingeliste ja vaimsete vajaduste eest. Ja kuidas keegi seda teeb, on tema enda valida. Ja kindlasti selle aspekti alla kuulub elu pühitsemine ja tähistamine. Olgu selleks siis vana rahvakalendri tähtpäevade poole pöördumine, oma rituaalide leiutamine, vaimsete praktikate tegemine, ühesõnaga tunnistamine, et me oleme arenevad olendid, kellel on ka hingelised vajadused. Ja üks aspekt, mis maailmavaate alla kuulub ka, on see, et tunnistatakse keha ja hinge kokkukuuluvust ja seda, et kui tuleb hoolitseda oma hinge eest, siis tuleb hoolitseda ka oma keha eest, et me saaksime olla tõeliselt terved ja terviklikud olendid. Ja et seda 4 jätkusuutlikkuse aspekti on vahest ökokülade puhul nimetatud ka ühe tooli 4 jalaks. Et kui kogukond on üks tool, siis see tool ei seisa püsti, kui tal ühte jalga üldse ei oleks. Et kui tal ei ole seda sotsiaalset jalga, siis see kogukonna jätkusuutlikkus võib olla näiteks majanduslikus mõttes väga tugev. Aga kui tal ei ole ka keskkonna mõttes jätkusuutlikkust või sotsiaalses või vaimses, siis see tool lihtsalt kukub ümber. Aga praktika või tõsiasi on see, et pole vist ühtegi kogukonda, kus kõik jalad oleks võrdse pikkusega. Ehk siis igas kogukonnas on ikkagi üks aspekt mingil moel olulisem või tähtsam. Ja see võib ka aja jooksul muutuda. Et kui ma küsisin näiteks Findhorni kogukonna käest, nende esindaja käest, et mis ta ütleb, et mis nende kogukonna kõige tugevam jalg on, siis ta ütles, et ma pean natuke mõtlema. Et me alustasime vaimse kogukonnana, aga võib-olla praeguseks oleks hoopis majandus. Et see on üle 50 aasta tegutsenud kogukond, kus on siis tõesti praeguseks oma valuuta ja väga tugev ettevõtluskeskkond. Seal absoluutselt on jätkuvalt veel ka tugev vaimne pool ja sotsiaalne pool, aga selle liikme arvates oli nende kõige tugevamaks jalaks juba muutunud majandus. No meie oma võib-olla kõige tuntum Lilleoru kogukond, ma oletan, et te võib-olla ütleksite, et teie jalg on kindlasti see vaimne jalg. Sest et
olete teiegi alustanud vaimse kogukonnana pigem. Et neid jalgu, kust poolt alustada võib olla erinevaid ja tasakaalu saamiseks on oluline, et nad kõik oleksid arenenud. Ja kas tahab keegi midagi äkki põletavat küsida praegu või mitte? Et kui mitte, siis ma võib-olla läheks edasi ja jagaks ühte vastust, mille mulle andis selline naine, kelle nimi on Diane Leaf Christensen, kes on väga tõsiselt kaaluvad kogukonna loomist, siis ma sügavalt soovitan otsida üles tema kõnesid YouTube'ist ja raamatuid. Ta on üks Woody Alleni naissoost versioon. Ta on 70 hipitädi, kelle enamus elust on möödunud elades teadlikes kogukondades ja uurides ja elades nende kohta. Ta on aastaid olnud ka USA kogukondade ajakirja The Communities toimetaja. Tõeliselt vaimustav, teravmeelne, analüüsiv naine. Ja küsisin temaga, ta on muuseas kirjutanud ka raamatu, et selle kohta, miks kogukonnad õnnestuvad. Ja kui ma küsisin ta käest, et aga ütle siis, et miks osad kogukonnad õnnestuvad ja teised ei õnnestu. Ja siis ta tõi välja järgnevad aspektid. Et kõige olulisemad on suhtlusoskused. Kuidas me suudame üksteisega suhelda? Teiseks tõi ta välja selle, et on oluline kogukonna liim. Ehk see, miks inimesed on koos, mis pakub neile naudingut koos olles, mis tekitab neis hea tunde. Kas on selleks mõni ühine vaimne rituaal või hoopis võrkpalli mängimine? Mis seob meid teistega kokku, mis tekitab neid ka bioloogiliselt nagu mõnuaineid meie kehas, kui me teiste inimestega positiivselt suhtleme. Et see on nagu täiesti ära tõestatud, et kui meil on koos mõnus suhtlus, siis meie keha reageerib sellele positiivselt ja toodab endorfiine. Sõnaga, et need kogukonnad on edukad, kes on suutnud seda head liimi toota. Ja siis ütles ta, ja kolmas aspekt, mida kogukonna loovad hipid ei taha kunagi kuulda, on see, et see on väga hea projekti juhtimine. Et asjad tõesti saaksid teostuda, on vaja projektijuhtimise oskusi. Kuidas tõepoolest materialiseerida oma suurepärast ideed? Kuidas saada tulla toime finantsidega, juriidikaga, juhtida inimesi ja nii edasi. Ja siis ta ütles, ja nüüd ma keeran kõik selle pea peale ja ütlen, et tegelikult need suhtlusoskused isegi võib-olla ei ole nii olulised, kui see liim on eriti tugev. Nii et nii ongi. Ma usun teda. Diane Leaf Christensen on kirjutanud ja analüüsinud ka seda, et need rohkem kui 100 kogukonda, mida ta ise on külastanud ja kus ta on lühemat või pikemat aega elanud, et kuidas need on alguse saanud ja kuidas tüüpiliselt üks edukas kogukond alguse saab. Minu valduses on üks tore paber ka selle kohta, mida võib-olla pärast, kes on huvilised, mul on 3 eksemplari siin kaasas ka, et võib võtta. Et 19 sammu siis selleni, kuidas luua kogukonda. Ja see on nagu päris põnev, et tuleb kokku grupp inimesi ja kuidas siis pihta hakata. Kõigis on palju entusiasmi ja hakkame nüüd ökoküla tegema.
ja tema ütleb seda, et kõige olulisem see, kui see algusgrupp on üsna väike ja kõige esimesena pandaks paika kaks väga olulist aspekti, otsustatakse ära, või õigemini 3. Kus kohas see kogukond hakkab asuma? Kas see on linnakogukond, kas see on äärelinna kogukond või see on maakogukond? Et ma ennem jäi mul korraks rääkimata see, et kui me räägime ökokülast, siis meie Eestis oleme siin nii mõnusas vanajumala selja taga, et meie jaoks nagu ökokogukond ja küla paljude jaoks tähendab seda, et lähme kusagil metsa, lähme võimalikult kaugele, meil on siin nii palju puhast maad, et lähme ja teeme endale tõeliselt elamisväärse ja laheda elukeskkonna. Aga ökoküla ei pea üldse seda tähendama. Ökoküla võib olla ka keset suurlinna tulesid. On näiteks San Francisco ökoküla, keset sealset kesklinna. Et ökoloogiliselt on võimalik elada absoluutselt igal pool ja ökoküla tegemiseks ei pea kolima võssa. Seda võib teha linnas, seda võib teha äärelinnas ja loomulikult seda võib teha ka maal. Et see küla aspekt lihtsalt on võib-olla vahest natuke eksitav. Nii et otsustage ära, kas te tahate teha seda küla siis linna maale või hoopis äärelinna. Teine väga oluline aspekt on see, mis puudutab raha. Kas selles kogukonnas teenivad kõik inimesed ise endale sissetulekut ja käsutavad ja valitsevad seda ise? Ehk siis ma saan palka ja ma ise tean, mis ma sellega teen. Ja sellest palgast ma siis näiteks maksan külale erinevaid tasusid, olgu see siis toidu eest või üüri eest või mis iganes selle küla kulud on. Aga ma vastutan ise oma sissetuleku teenimise eest. Teine variant on see, et kõik sissetulekud on ühised. Kas ma teen tööd ainult kogukonna heaks ilma rahata või see, mis ma teenin väljaspool kogukonda või ma eraettevõtluses, ma annan selle kõik kogukonnale ja kogukond otsustab ühiselt, kuidas inimeste vajadusi rahuldada. Näiteks USA-s 70-ndatel alustatud kogukonna The Farm algusaegadel oli neil kogu sissetulek ühine. Nad tegid koos põllul tööd, müüsid oma tooteid, said selle eest raha või kes töötas arstina lähedal olevas külas, teenis palga. Ja siis tuli kokku kogukonna komitee, kes siis otsustas, kas Jimil on vaja prille või kas Jane'il on vaja lapsevankrit või mis iganes. Et inimestel ei puudusid isiklikud rahalised ressursid. On ka kogukondi, kus inimesed teevad oma töö kogukonna heaks ja kogukond annab neile näiteks teatud hulga nii-öelda taskuraha lisaks elamis- ja toidukulude katmiseks. Neid variante on mitmeid. Ja kolmas variant sissetulekute osas, mida võiks otsustada, on see, et kas tegemist võib olla kombineeritud variandiga. Ma näiteks osa tööd teen kogukonnale või kui ma saan palka, siis teatud protsendi oma palgast maksan kogukonnale. Et see on siis üks baasasi, mida otsustada kohe alguses ära. Ja kolmas asi, mida kohe alguses ära otsustada, on see, kas on midagi selles kogukonnas, mis on välistatud. Näiteks meil võib olla tõeliselt meelekindlate veganite kogukond, kes ütleb, et mingil juhul selles kogukonnas ei saa mitte iialgi olema lihasöömist. Näiteks. Mis iganes. Ja siis otsustage ka ära seda, kas tõepoolest peab olema midagi sellist, mida ei tohi olla. Sest see on ka variant. Et võib-olla teile sobib hoopis see, et meil ei ole ühtegi nii-öelda raudset tabu. Et kõik
kõik asjad võivad olla läbiräägitavad ja kokkulepitavad. Nii et kui siis need kõige esimesed baasasjad on ära otsustatud, siis tuleks leppida kokku missioonis ja eesmärgis. Ja see on nagu natuke erinev visioonist, et kui visioon on selline asi, et millisena me näeme, et suures kauges tulevikus maailm võiks olla. Et võib-olla paljude jaoks siit ruumist meil võib olla ühine visioon tervest maakerast, kus on puhas õhk, vesi, muld, toit kättesaadav kõigile. Aga nüüd on küsimus selles, et mis on meie missioon? Kuidas me seda teeme? Ja mismoodi me seda saavutame? Et meil võib olla üks suur visioon sellest, kuidas on terve maakera ja enesega kontaktis olevad inimesed. Aga ja siis meil võib olla missioon ja meie missioon on jätkusuutlik elu. Aga nüüd on küsimus sellest, kuidas me selleni jõuame. Võib-olla ühtede inimeste jaoks see kuidas on see, et ma lähen kõige paksemat metsa, ma kaevan sinna muldonni ja elan ainult sellest, mis mets mulle annab. Ja see on minu jaoks jätkusuutlikkus. Ja minu sisemise kontakti saavutamise viis on see, et ma iga päev tund aega lähen ja istun ja räägin oravatega. Aga võib-olla kellegi teise jaoks tähendab jätkusuutlik elu seda, et ma ehitan endale 200 ruutmeetrise mugavustega põhumaja ja see on minu jaoks väga jätkusuutlik. Ja selleks, et tõepoolest saada sisemist kontakti iseendaga ja maailmaga, lendan 2 korda aastas Hawaiile delfiinidega ujuma. Et need strateegiad, kuidas seda visiooni saavutada, võivad olla lihtsalt väga erinevad ühe seltskonna jaoks. Nii et seega on oluline kokku leppida selles, kuidas me seda visiooni saavutame. Mida me selleks teeme? Sest kui see ei ole kindel, siis võivad väga hõlpsasti tekkida konfliktid. Nii et see missioon ja eesmärgid on see, mille juurde tulla alati tagasi. Kui järgnevate aastate jooksul tekib küsimus, kas see või teine asi, mida me teeme, on ikkagi see asi, mida me peaksime tegema. Nüüd 3. asi, mida edukad kogukonnad on siis teinud, on see, et nad on valinud ja hakanud praktiseerima ausat ja läbipaistvat otsustamis- ja valitsemismeetodit. Ehk siis seda, kuidas nad asju otsustavad ja seda, kuidas nad oma elu korraldavad. Ehk siis, kuidas nad valitsevad oma raha, oma maa ja muu taolise üle. Kuidas nad seda kõike korraldavad? Mis puutub otsustusmeetoditesse, siis tihtipeale kasutatakse kogukondades konsensust. Aga mitte ainult. Sest konsensus võib olla üks päris keeruline meetod, mida praktiseerida niiviisi, et see oleks ka tõhus kogukondade jaoks. Nii et osad kogukonnad kasutavad konsensust kombineerituna häälte enamusega ja kasutatakse ka teisi erinevaid otsustusmeetodeid, olgu selleks sotsiokraatia või holokraatia. Aga oluline on see, et me kõik teaksime, kuidas me otsuseid vastu võtame. Sest alguses võib olla väga mõnus ja lihtne. Kui on väike grupp, me tunneme üksteist, meil on üksmeelt saavutada väga lihtne, aga niipea kui hakkavad tulema võib-olla tõsisemad otsustuskohad või lisandub inimesi, siis kuidas
kuidas me nende otsusteni ikkagi jõuame? Millise maatükki me ostame, kelle me vastu võtame, millised reeglid me üksteisele, millised reeglid me või kokkulepped me kooselule seame. Ja välja kujunenud kogukondades on siis tihtipeale selline igapäevane valitsemine korraldatud sellise üldkogu ja töögruppide põhimõttel. Ja see, kuidas see üldkogu ja kuidas töögrupid just nimelt on moodustatud, võib olla ka väga erinev, need viisid. Aga tavaliselt siis üldkogul otsustatakse näiteks selliste küsimuste eest, et milline on eelarve, millised inimesi vastu võetakse, millised on mingisugused väga põhilised elukorralduslikud kokkulepped. Ja töögrupid on siis tihtipeale sellistele spetsiifilisematel teemadel, et olgu selleks siis administreerimine, uued liikmed, maakasutus, ehitus, võib-olla praktikad, külastajad, mis iganes. Üks järgmine oluline aspekt, mida siis edukad kogukonnad on teinud, on see, et nende dokumentatsioon on kättesaadav kõikidele liikmetele igal ajal. See, kuidas mingisuguses töögrupis asju aetakse, millised on arved, mis iganes. Kui kellelgi on rohkem informatsiooni kui kellelgi teisel, siis see võib tekitada vimma ja konflikte ja eelarvamusi, mis ei pruugi üldse olla tõesed. Kui dokumendid ei ole kõigile kogu aeg kättesaadavad, siis see võib ka lihtsalt sujuvat asjaajamist takistada, ütleme nii. Ja mis puutub ka veel dokumentidesse, siis siia alla kuulub ka see, et kokkulepped, mida kogukonnas tehakse, et neid kirjutatakse ülesse ja et need üles kirjutatud kokkulepped oleksid üksteisele kättesaadavad alati kõigile. Sest et võib-olla me unustame või keegi ei taha mingit kokkulepet tunnistada või mis iganes võib juhtuda. Et siis kokkulepete kättesaadavus on ka jälle üks usalduse ja läbipaistvuse loomise viise. Kui see nii-öelda esimene baas on hakanud ühel kogukonnal moodustama, siis üheks järgmiseks aspektiks, millega on hakanud kogukonnad tegelema, on uued liikmed. Et kui meil on selline algatusgrupp, kus on tehtud ühised kokkulepped, kõik tunnevad kõiki, on kokku lepitud oma missioonis ja eesmärgis, siis tekib tihtipeale mingi hetk vajadus või soov esiteks avalikustada oma missiooni ja oma eesmärki ja leida ka inimesi, kes sellega haakuksid. Ja nüüd on siis küsimus selles, et kuidas seda teha ja kui palju seda teha. Et tänapäeval on muidugi kõikvõimas internet, mis loob suurepärased võimalused endast teadaandmiseks ja kaasamõtlejate leidmiseks. Ja kui neid uusi liikmeid siis nii-öelda ennast avatakse, siis jällegi peab olema väga selge see, kuidas uusi liikmeid vastu võetakse, mis on selle grupi missioon ja eesmärk, et see oleks tõepoolest nagu väljapoolt tulijatele väga selgesti ja üheselt arusaadav. Ja siia juurde loogiliselt kuulub ka järgmine oluline samm on see, et luua väga selge ja põhjalik uute liikmete vastuvõtmise protsess. Kui tuleb uus inimene, siis ta peab tõesti, nagu ma enne mõtlesin, põhjalikult mõistma seda, mis on selle grupi eesmärk
mida nad tahavad teha ja kuidas nad tahavad seda saavutada. Ja nad peavad sellega tõepoolest haakuma ja toetama seda eesmärki. Ja see protsess peab olema kõigile ka väga selge. Ehk siis, kui ma tulen kogukonna juurde, mis on need sammud, mis ma pean tegema selleks, et saada täisliikmeks. Et paljudel vanematel ja suurematel ökoküladel on nii-öelda katseaeg, aga enne seda veel on kohustuslik läbida nii-öelda sissejuhatuskursus. Ja selle sissejuhatava kursuse käigus tutvustatakse siis kogukonda, tema põhimõtteid, toimimist ja osad kogukonnad tutvustavad ka meetodeid, mida nad kasutavad oma igapäevaelus. Näiteks see võib olla vägivallatu suhtlemine või hoopis mõni vaimne praktika või mis iganes. Aga et see inimene, kes siis katseajale tuleks, omaks tõepoolest põhjalikku ülevaadet sellest, mis elu seal elatakse, kuidas on finantsid korraldatud, igapäevaelu ja nii edasi ja nii edasi. Ja see katseaeg siis sageli on ökoküladel 6–18 kuud. Et üks tõesti väga oluline aspekt, mis ma kahjuks alguses unustasin mainimata, ökokülade puhul on see, et mitte igaüks ei saa liituda, vaid liikmeid valitakse. Ehk siis täisliikmed otsustavad selle üle, kas uued liikmed on sobilikud nende kogukonnaga liituma või mitte, kas nad on teretulnud. Ja Diana-Liis Kristensen on siis elanud pikka aega kogukonnas ja üks selline üsnagi humoorikas näide, mis ta on toonud, on selline, et tema kogukonnas väga pikka aega oli selline arvamus, et iga inimene, kes nende värava taha jõuab, on teretulnud nende kogukonda täisliikmeks, sellepärast, et kui ta juba on meieni jõudnud, siis järelikult see peab nii olema. Ta on meie õpetaja ja teejuht ja nii-öelda vaimne eestmineja. Isegi kui see inimene on näiteks sõltuvustega, vaimsete häiretega, väga minevikuga, kus on väga palju vastutustundetud rahadega ümberkäimist või muud sarnast. Ja ta ütles, et selline käitumine põhimõtteliselt viis nende kogukonna väga kriitilisse seisu, sest et see tõepoolest muutus tõeliseks friigimagnetiks. Ja mingi hetk nad said aru, et tuleb maabuda maa peale ja nad ei saa olla emotsionaalne hospidal kriisis inimestele ja kuna nende eesmärk ei ole olla nii-öelda abiorganisatsioon, siis nad tõepoolest ei saa endale vastu võtta sõltuvushaigustega inimesi, vaimse haigusega inimesi või mingil moel väga tasakaalust väljas inimesi. Et see on tema soe soovitus siis alustavatele kogukondadele uute liikmete valimisel. Ja see on ka põhjus, miks teha katseaeg. Üks järgmine samm, mida ta ütleb, et kõik kogukonnad peaksid algusest peale ja pidevalt ja kogu aeg tegema ja mis ei saa kunagi valmis, on siis suhtlusoskuste ja konfliktilahendusoskuste ja viiside
harjutamine ja rakendamine. Ja mis minu jaoks on nagu väga huvitav ja mida ma meie kogukonna protsessis olen ka hakanud tajuma, on see, et konfliktid võivad tekkida väga erinevatel tasanditel. Mis meile võib-olla võib esmalt meelde tulla, on see, et konflikt tekib kahe inimese vahel. Mina arvan üht, sina arvad teist. Sa meeldid mulle või sa ei meeldi mulle? On ju? Et kui sa mulle ei meeldi, siis ma võib-olla nagu lähen suga raksu rohkem. No, ja siis on küsimus selles, et kuidas seda olukorda lahendada. Et kogukondades tihtipeale on kokku lepitud viisid, kuidas konfliktide puhul käituda ja mis on konflikti lahendamise mehhanismid. Tihtipeale on keegi kolmas inimene, kes kutsutakse näiteks vahendajaks või teatud kogukonnas viiakse see teema näiteks ka kogukonna liidri või õpetaja juurde, et igas kogukonnas on need viisid väga erinevad. Aga grupis või kogukonnas võivad konfliktid tekkida ka gruppi inimeste vahel. Ehk siis ühes kogukonnas tekib üks grupp inimesi, kes toetavad mingisugust üht positsiooni, üht seisukohta ja tekib teine grupp või teised grupid, kellel on selles samas asjas hoopis teistsugused arvamused. Nii et see konflikt võib tekkida mitu inimest ühelt poolt ja mitu inimest teiselt poolt. Ja mis minu jaoks on nagu väga põnev ja taipamiste rohke on see, et konfliktid võivad tekkida ka eesmärkide vahel. Et meie kogukonnas on meie missioon ja meil on kokku lepitud eesmärgid, aga nende samade eesmärkide vahel ja need eesmärkide elluviimise vahel võivad tekkida konfliktid. Näiteks ökoloogilises aspektis võib olla väga oluline osta kallis päikesepaneel, millega hakata tootma enamust oma kogukonna energiast. Aga see toob näiteks kogukonnale väga suure finantsilise koormuse, mis on konfliktis hoopis säästliku eluga ja sellega, et me tahame olla avatud võimalikult paljudele inimestele, sest et kui meie liitumistasud lähevad väga kõrgeks, siis lihtsalt ei saa paljud inimesed meiega liituda, kuigi meil on kohutavalt ökoloogiline kogukond, kus me toodame enamiku oma energiast ise. Et neid konflikte erinevate eesmärkide vahel võib tulla veel ja veel. Et kuidas me siis eelistame üht oma olulistest eesmärkidest teistele. Nii et on siis tõesti erinevad variandid. On vägivallatu suhtlemine, konflikti vahendajad ja tegelikult ka jutusauaringi kasutatakse vahest konfliktide lahendamiseks või läbipaistvuse suurendamiseks või foorumit. Et foorum on ka just selline teadlikele kogukondadele, paljudes teadlikes kogukondades kasutatav meetod, mis küll otseselt ei ole konflikti lahendamise meetod, aga kus suurendatakse läbipaistvust, mis on aluseks konfliktide lahendamisele. Ja ma ei hakka teiega läbi käima kõiki neid 19 sammu, aga viimasena, mida ma teile praegu veel räägin, on selline aspekt, mis puudutab liikmeid ja kokkuleppeid ja vastutust. Ehk siis, millised on need viisid meie kogukonnas, kuidas me saame kindlustada seda, et inimesed võtaksid vastutust nende kokkulepete eest, mis meie kogukonnas on. Ehk kui meil on mingi kokkulepe teha ühte asja, siis kuidas me kindlustame, et kõik liikmed seda ka teevad. Või näiteks, kui üks inimene lubab hoolitseda kompostkäimlate eest, aga
ta läheb näiteks 8 kuuks ära vanematele külla ja ei organiseeri endale asetäitjat, siis need kompostkäimlad saavad üsna varsti täis ja kogukond võib lihtsalt hakata väljaheidetesse uppuma. Nii et kuidas kindlustada seda, et inimesed tõepoolest võtavad vastutust nende kokkulepete ja reeglite eest ja kohustuste eest, mis kogukonnas on. Aga ma olen väga pikalt rääkinud, et äkki on kellelgi mõtteid, kogemusi või küsimusi, et siin on juba olemasolevatest kogukondadest inimesi ja gruppidest. Kas sellest konfliktihalduse teemadest on nagu vanematel kogukondadel praktilisi selliseid näiteid? Et kuidas näiteks tegeleda mingisuguse konfliktse olukorraga? Sinu küsimus teistele? Jah, minu küsimus, jah. Et kuidas on siis, ma arvan, et me võime jagada nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi, on ju. Et kuidas siis on olemasolevates kogukondades, on kindlad viisid, kuidas konflikti lahendada või kuidas need praegu reaalsuses toimivad? Meil siin Eestis. Ave ja Toivo, tahate teie rääkida ka, kuidas teil on? No mina ütleksin nii, et arukus on üks alus, kus konflikt võiks laheneda. Et kui see nagu jõutakse arukuse platvormi erinevate poolte poolt, aga selleks on vaja siis viia neid või tuua inimesed sinna, ehk teistes sõnadega lisada informatsiooni, suhelda. Nagu paljud ütlevad, et räägi inimesega. Et see jõuaks see arukus kohale, sest et tihtilugu, ütleme, millest konfliktid tekivad, on see, et näiteks emotsioonid segavad või mingid välised asjad, et see ei ole seotud selle niivõrd selle nagu hetkega või selle kogukondliku vajadusega, et inimesel näiteks ei meeldi lihtsalt punane rätik, eks ju. Et aga sellel punasel rätikul ei ole midagi selle nagu teemaga pistmist, siis on vaja see nagu öelda arukus sinna tuua. Niimoodi lahendada. Üks variant. Ma küsin võib-olla või ütled midagi? Selle juurde käib ka see moment, et kui on konflikt, et siis tihti ei teadvustata seda, et läheb nagu meelest ära, et mis meie ühine eesmärk on, et nagu see arutelu ei ole enam konstruktiivne või ei ole nagu positiivne, et siis nagu see fookus uuesti tagasi tuua. Aga üks, mida näiteks Lilleorus on tehtud, mida ei ole palju olnud vaja teha, on olnud sellised ringid, et kui konflikt on näiteks 2 inimese vahel ja see on pikaajaline asi ja see hakkab laiemalt häirima, et siis on tehtud sellised vestlusringid, et kus ei ole mitte ainult need 2 inimest, aga et näiteks seal on kõik selle teemaga kuidagi seotud inimesed, et see ei ole olnud ka ülisuur ring, ses mõttes, et siis kaob seal mingil hetkel see osalejate jaoks turvalisuse moment ära ja siis on seda ringi hetkes juhitud niimoodi, nagu parasjagu kõige parem on olnud, et sellel ei ole tingimata ühte retsepti olnud. Aga et kui erinevad osapooled saavad seal siis vabalt rääkida sellest olukorrast ja teised saavad ka nagu tagasi peegeldada, et kui see info hulk läheb laiemaks, ja siis ükskord oli selline, kus tehti 3 korda kõik inimesed said sõna. Ja lõpuks see pilt läks niivõrd teiseks, et see, kust me alustasime, oli midagi muud. Nii et mõistmine asjast võib hästi palju muutuda sellise ringi käigus. Ja siis vastavalt siis teemale see võetakse kokku. Aga et see on meie jaoks juba üsna äärmuslik probleemi lahendus, et Lilleorus on kõige olulisem tegelikult see, et igaüks saab ise endasse vaadata ja päris palju juba ise ümber vaadata oma emotsioone ja mõtteid. Aga kui see ei ole piisav, et siis on vaja 2 inimesele lisaks kedagi neutraalset osapoolt või siis suuremat ringi, et me oleme kõige rohkem, ma arvan, sedasi teinud. There's a system called holistic mandala. When you have a bigger group, then you bring this group together, and then you can find out with this mandala
what is important for the group, what is important for each person, member in the group, and how you can solve the process through this target, to this goal or whatever. jah, et see meetod tundub mulle lihtsalt esmakordsel kuulamisel peegeldavad ka vägivallatud suhtlemist ja sealset inimese käsitlust, kus meil kõigil on ühesugused vajadused. Ja see, kas meie vajadused on rahuldatud või rahuldamata, kergitab meis kas positiivseid ja rahulolu emotsioone või vastupidi nii-öelda negatiivseid emotsioone. Et kui mingi meie vajadus on rahuldamata, siis meis tekib nii-öelda negatiivne emotsioon ja kui see vajadus on rahuldatud, siis positiivne. Et kõige lihtsam nii-öelda füsioloogilise vajaduse näide, et kui ma olen magamata, siis minu füüsiline olemine on niivõrd ebamugav, et iga väiksemgi sõna kellegi teise poolt võib mind tohutult ärritada. Ja asi ei ole selles teises inimeses, vaid selles, et minu vajadus une järgi on lihtsalt rahuldamata. Et vägivallatu suhtlemine siis vaatab seda inimest sedaviisi ja aitab inimestel nagu analüüsida seda, et millised on minu vajadused, millised on minu emotsioonid ja kuidas ma saan jõuda oma vajaduste rahuldamiseni. Ja kui me tõepoolest nii-öelda südames ja vägivallatult suhtlemine, siis enamasti me jõuda väga sügavale tasandile mõistmaks, et meil tõepoolest kõigil on sarnased vajadused ja meil tegelikult ei ole omavahel konflikti. Nii et ma väga soojalt soovitan nii-öelda kogukondlikult mõtlevatel või elada soovivatel inimestel hakata õppima ja praktiseerima vägivallatut suhtlemist. Et see on üks viis ja üks meetod, et kuidas konfliktidega toime tulla. Ja minu teada on plaanimisel ka kevadel üks põhjalikum vägivallatu suhtlemise koolitus Erki Kaikoneni organiseerimisel välislektoritega ka. Aga võib-olla praegu siin samas lõpuks teekski ühe väikese vägivallatu suhtlemise harjutuse. Et võib-olla need, kes te olete siin ka esimest korda, et võib-olla on teist tekkinud küsimus, et miks me siin ruumis ringi käime ja suvalise inimese juures seisma jääme ja siis peame hakkama rääkima niiviisi, et üks inimene räägib ja teine kuulab. Et mina nimetaks seda harjutust ka Buda harjutuseks. Et see nii-öelda südames suhtluse aluseks ja kõikide konfliktide lahendamise aluseks on see, et me tõepoolest kuulame teist inimest. Ja kuulamine tähendab sellel puhul seda, et kogu meie tähelepanu, kogu meie kohalolu on suunatud teisele inimesele. See kõik, mis kerkib meie enda sees, mõtted, emotsioonid, reaktsioonid, me paneme selle lihtsalt kõrvale. Me oleme nagu budad, võttes vastu kõik, mis teiselt poolt tuleb, kogu tähelepanuga. Ja see on see kingitus, mida me saame teisele inimesele anda. Ja teine inimene saab selle rääkimise käigus siis kuulata ka rohkem iseennast, kui meie teda kuulame. Ja see harjutus võib jõuda ka sinna punkti, kus üks inimene, kes räägib, tunneb, et tal ei ole enam midagi öelda. Siis see, kes kuulab, ei pea hakkama küsima. Kui on vaikus, siis ka see on täiesti okei. See on lihtsalt kohalolu ja see annab ruumi ja võimalust, et võib-olla selles rääkivas inimeses hakkab avanema midagi muud ja sügavamalt, mida ta esmapilgul võib-olla ei osanudki väljendada. Et äkki me saaksime nüüd niiviisi teha?
konflikti saab. Kust konflikti saab? Mida me peame konflikti ka saama? Ei. Omavahel. Mida klaarima hakata? Aga minu ettepanek on praegu hoopis see, et me valiksime endale jutukaaslase. Tore on, kui te ei tunne teda, aga on ka okei, kui tunnete. Ja see küsimus, millest me hakkame rääkima, on see, et kirjelda üht konflikti oma hiljutisest elust või konflikti, mis on sulle mingil moel oluline olnud. Ja teine inimene lihtsalt kuulab. Ja püüa seda konflikti teisele inimesele rääkida niiviisi, et sa püüad panna kõrvale hinnangud. Vaatame, kas tuleb välja. Kas on suhtekonflikt või mure ka võib olla? Ei, võib ju mure ka olla. Jaa, ikka. Aga teeme siis nüüd niiviisi, et 1, 2, 3 leiame endale partneri ja räägime ühest konfliktist. Kuidas tahate, kas püsti või istukile? Ma isegi ütleks, et istukile on võib-olla parem. Ja 5 minutit ühele, 5 minutit teisele ma annan märku ja alustab see, kellel on pikemad juuksed. Ma soovitan teil ennem algust, ennem seda, kui üks inimene hakkab rääkima, ka lihtsalt 3 korda täiesti vaikselt, sügavalt sisse-välja hingata. Et looge üksteise vahel silmside, kontakt ja hingake 3 korda sügavalt sisse ja välja. Ja lühemate juustega on Buda. See, kes räägib, hakkab vaikselt lõpetama. Et tahab keegi suuremas ringis ka korra jagada, et kuidas oli sellist harjutust teha. Ta ei pea oma konflikti jagama, aga et mis tunne oli? Sõbralikud oli. Olite sõbralikud? Liiga sõbralikud. Kuidas oli rääkida? Ilma konflikti. Aga kuulata? Võib-olla nüüd me võiksime 2 minutit iseennast kuulata ja mõelda selle peale, et mis on üks kõige lahedamaid lahendusi mõnele vastuolule või konfliktile olnud, mida me oleme kogenud. Et mis on olnud tõeliselt julgustav ja rõõmustav lahendus mõnele konfliktile meie elus. Et võtaks lihtsalt 2 minutit ja kes tahab, paneb silmad kinni, kes mitte. Lihtsalt korra mõelda sellele. Ja kas te mäletate seda tunnet, mis oli siis, kui tüli oli rõõmsalt lahenenud? Mis tunne see oli? Ja kui see tunne, mis meid pärast mõne tüli lahendamist on vallanud, oli ühendus, rõõm, vabanemine, lähedus, kergendus. Et kui see on see tunne või need tunded, siis keskendume sellele korraks. Mäletame seda ja kandku see tunne meid
ka selles tänases päevas. Et aitäh teile kõigile selle hommiku eest. Inna, ma tahtsin ühte asja öelda, et enne küsiti, et kuidas see konfliktide lahendamise kohta, et ma võib-olla ütleks seda juurde, et minu arust see konfliktide ennetamise osa on veel olulisem. Et kogukonnas on olemas mingi kokkulepe, et milline on see ühine õhkkond, mille eest me hoolitseme, kuidas me selle eest hoolitseme ja kui on ühised teemad, et kuidas me neid käsitleme. Et ma ütleksin, et see on isegi Lilleorust kõige olulisem. Et siia siis ei tule väga suuri asju väga palju, et need asjad, mis võivad suureks minna, tihti on lihtsalt arusaamatused ja hakkavad väga väiksest asjast, et võimalikult vara õnnestub nagu lahti rääkida ja jälile saades nad ei pruugi üldse kasvada suureks. Aga see, kuidas see täpselt toimib, see on juba pikem jutt, et lihtsalt, et see ennetuse osa minu arust on kõige olulisem. Seal on selged kokkulepped olema ja siis selged meetodid, mis nendele inimestele sobivad, et kõigile ka kõik tingimata alati ei sobi. Lisaks selle, et Tõnu Lehtsaar, millega sa rääkisid, on väga käsitlenud Eestis väga hästi seda konfliktide teemat ja tal on ka mudel ja ta seal näitab selles mudelis ära, kus siis enamasti need konfliktid asuvad nagu erinevatel tasanditel. Ühe jaoks on see mingisugune maailmavaateline asi, aga teine näiteks kardab jääda ilma oma mingisugusest hüvest või et ja enne, kui sa ei ole seda teadlikuks toonud, et see konflikt asub erinevate inimeste nii-öelda peas erineval tasandil, ongi väga raske. Aga jah, kellel on huvi, et siis kindlasti Tõnu Lehtsaare, tal on raamatu välja andnud ja mingid loenguid tutvuda sellega, et siis lahendatakse hästi. Aga aitäh teile kõigile, aitäh Ave selle viimase jagamise eest ja Madis ka, et ennetuse asi tõepoolest on erakordselt oluline. Et siis 10 minutit tee ja kempsupausi ja siis tuleb Toomas. Aitäh!